Nüüd teame prokuröride sõnul, et mees, keda süüdistatakse oma naise kägistamises ja nende sündimata lapse tapmises, põgenes Itaaliasse nädalad enne kohtuprotsessi algust. Kuidas Lee Gilly suutis jõuda poole maailma taha, arvestades, milles teda süüdistatakse, on lihtsalt naeruväärne. Ja nüüd seisab ta silmitsi uute föderaalsüüdistustega. Ja oodake, kuni ma räägin teile väidetama vale nime, mida ta kasutas väidetavalt põgenemiseks ning mida tema tuntud advokaat meile ütleb. Te jälgite Law and Crime'i kajastust sellest juhtumist. Mina olen Chris Stewart. Lee Gilly pidi minema kohtu alla 29. mail. On šokeeriv, et mees, keda süüdistatakse selles, milles teda süüdistatakse, lubati pärast kautsjoni maksmist 2024 aasta oktoobris oma voodis magada. Ja selle kautsjoni tingimused ei olnud piisavad, et tagada, et ta ei põgeneks. Ja mitte ainult ühte riiki, vaid kahte. See on pilt Jillist koos oma naise Kristaga. Ta väidetavalt kägistas ta surnuks 2024 aasta oktoobris nende kodus. Kohtudokumentide kohaselt oli tema see, kes helistas vahetult enne südaööd hädaabinumbrile 911 ja ta väidetavalt ütles meedikutele, et Krista oli üledoosi saanud. Arstid ütlevad, et nad leidsid väidetavaid tõendeid selle kohta, et see ema, kes oli surmahetkel 9. nädalat rase, kägistati. Suur uudis jooksul on see, et Houstoni võimud näivad olevat pärast Gilly põgenemist Itaaliasse tema majas uue läbiotsimismääruse täide viinud. Enne kui me läheme tagasi selle juhtumi juurde, millega Gilly peab silmitsi seisma, kui ta Ameerika Ühendriikidesse tagasi jõuab, tahan ma rääkida olukorrast, mis meil praegu Euroopas toimub, kus Gilly on kinni peetud. Siia on uus föderaalne kriminaalsüüdistus. See esitati alles sel nädalal pärast seda, kui Itaalia võimud võtsid Gilly Milanos lennujaamas vahi alla. USA võimud esitavad talle nüüd süüdistuse osariikide vahelises põgenemises, et vältida kriminaalvastutust. Ja siin on uus teave, mida föderaalvalitsus väidab. Nad ütlevad, et Gilly lendas Air Canada lennuga Torontost Milanosse, täpsemalt EC 894. See on Air Canada lend, mis tavaliselt läheb Torontost läbi Montreali ja seejärel Milanosse Itaaliasse. See lend maandus 3. mail. Praegu ei ole selge, kuidas Gilly suutis Texase osariigist Kanadasse jõuda. Arvestades tema kautsjoni tingimusi, ta pidi kandma GPS jälgimisseadet ja nüüd süüdistatakse teda selle eemaldamises. Nüüd tahan, et prooviksite koos meiega sellest ajajoonest aru saada. Texase võimud ütlevad, et reedel, 1. mail, umbes kell 21.00, nad teate, et Gilly GPS jälgimisseadmel oli rihma rikkumise hoiatus. Nad kirjutavad, et proovisid Gillyga ühendust võtta, kuid 4. maiks ei olnud nad temast midagi kuulnud. See oli järgmine esmaspäev. Ja selleks ajaks oli ta juba Itaalias. See on nüüd asi, mis tekitab palju küsimusi, sest Gilly ei seisa silmitsi lihtsalt väärteoga, vaid talle esitatakse süüdistus raskendavatel asjaoludel toime pandud mõrvas, kuna ta olevat tapnud oma naise ja sündimata lapse. Ja võimud ei paista teadvat, kus ta oli umbes 2 või 3 päeva, vähemalt föderaalvalitsuse andmetel. Ja selle aja jooksul suutis ta ületada piiri Kanadasse ning sealt edasi Atlandi ookeani kaudu Milanosse. Nüüd föderaalse kaebuse kohaselt alustas Mehhiko lahe ranniku vägivallakurjategijate töörühm, kuhu kuuluvad ka USA marsalid, oma uurimist Gilly leidmiseks alles 4. mail. Väidetavalt jõudis Gilly Itaaliasse 3. mail ja ilmselt võis isikut tõendav dokument, mida ta kasutas, olla piisav, et pääseda Kanadasse ja sellele lennule Itaaliasse. Kuid kui ta jõudis Milano lennujaama, ei tundunud see Itaalia võimudele usaldusväärne. Nad väidavad, et nimi, mida ta väidetavalt kasutas, oli Le Jean-Luc Olivier ning tal oli väidetavalt Belgia pass ja Belgia dokumendid. Itaalia võimud aga ütlevad, et need dokumendid olid võltsitud. Need olid võltsingud. Nüüd keelati Gillyl Itaaliasse sisenemine ja ta võeti vahi alla. Ja sel hetkel tunnistas Gilly väidetavalt kõik üles, ütles, mis on tema päris nimi ning et ta ootab Ameerika Ühendriikides kohtuprotsessi, kus teda süüdistatakse oma naise tapmises. Nüüd on Gilly taotlenud Itaalias varjupaika. Sellest räägime kohe lähemalt. Roomas asuv Interpol teavitas Washingtoni võime 4. mail. Nüüd on Gillyl tuntud kaitsja ning see advokaat seisab oma kliendi eest. Kohe räägin, mida ta selle kõige kohta ütleb. Aga enne kui selleni jõuame, tahan rääkida sellest, mida see kõik tähendab Gilly jaoks siin Ameerika Ühendriikides toimuvas kohtuasjas. See on pilt Lee'st, kui ta abiellus Kristaga 2017 aastal. Krista perekonnasõnul oli paaril 2 last. Nende 3. laps oli tema surma ajal tulemas. Nagu te teate, oleme tarkvarakonsultatsiooni firma.
ja ma just aitasin sõbral tarkvarapakkujat valida. See on video, mille leidsime Lee vanalt LinkedIni lehelt, et anda teile aimu, kuidas see mees end esitles ja kuidas ta kõlas ärimehena, kes töötas tarkvaratööstuses. Aga prokurörid näivad olevat valmis esitama temast hoopis teistsuguse pildi, kui ta kohtu alla läheb. Vaid paar nädalat tagasi esitasid prokurörid dokumendi, milles kirjeldati mõningaid juhtumeid, mida nad võivad kohtuprotsessil tunnistajate ütlustes kasutada. Prokurörid ütlevad, et 2024 aasta märtsis, umbes 6 kuud enne Krista surma, postitas Lee väidetavalt Redditisse, et ta on oma abielus, tsiteerin, igavlev ja soovib kohustusteta seksisuhteks kolledžealist naist. Seejärel 7. oktoobril, see on päev, mil Krista väidetavalt mõrvati. Prokurörid ütlevad, et Lee ostis uue Kia Telluride maasturi väidetavalt ilma tema teadmata. Hiljem samal ööl helistas ta hädaabinumbrile ja ütles, et naine oli üledoosi saanud. Nüüd, päev enne seda, ehk siis 6. oktoobril, ütlevad prokurörid, et 2 sõpra nägid Leed Houstoni kohalikus baaris, kus ta käitus kummaliselt. Need sõbrad ütlevad, et Lee nimetas oma noort poega halvustava sõnaga, mida kasutatakse geide kohta. Siis päev enne seda olid pereliikmed koos Leega peol ja ka nemad ütlesid, et ta oli eemal olev ja käitus kummaliselt. Siis 8. oktoobril, päev pärast Krista mõrva, ütlesid prokurörid, et Lee väitis, et teda püütakse, tsiteerin, süüdi lavastada ja et ta on sihikule võetud. Prokuröride sõnul väitis ta, et peab riigist lahkuma ning ütles, et peab seda tegema enda eest hoolitsemiseks. Siis 10. kuupäeval, paar päeva pärast seda, kui Krista väidetavalt mõrvati, rääkis Lee Houstonist lahkumisest, öeldes, et tahab tagasi oma koduosariiki Lõuna-Carolinasse. Ja ta ütles, et tahab 12 kuupäeval Lõuna-Carolinasse tagasi minna. See on sama päev, mil politsei ta arreteeris ja Krista mõrva süüdistuse esitas. Prokurörid ütlevad ka, et Lee ei lubanud oma lastel Krista perega rääkida. Aga võib-olla kõige süüdimõistvam lugu, mille prokurörid on välja toonud, on see, mida nad väidavad, et Lee tegi 2023 aastal. Sest prokurörid väidavad, et siis oli Lee'l suhe ühe naisega San Diegos. Seejärel väidavad prokurörid, et ajavahemikus aprillist maini 2025, nii et see oli ajal, kui ta oli kautsjoni vastu vabaduses ja teda süüdistati oma raseda naise tapmises. Lee võttis ühendust sama naisega, kellega tal väidetavalt oli suhe. Ja prokurörid ütlevad, et ta rääkis temaga plaanidest põgeneda Mehhikosse ja mujale maailma. Lee väidetavalt ütles, et ta suudab eemaldada oma GPS jälgimisseadme. Samuti rääkis ta väidetava armukesega abiellumisest, et saada uus identiteet. Ja ta küsis sellelt naiselt, kas ta teab mõnest Mehhiko identiteedist, mida ta võiks hankida, et aidata tal riigist lahkuda. Oluline on märkida, et samal kuul, kui prokurörid väidavad, et see suhtlus toimus mitmel veebiplatvormil, esitas Harris County suuržürii Lee Gillile süüdistuse tema naise ja sündimata lapse surmaga seotud surmanuhtlusega karistatavas mõrvas. Huvitav on see, et Lee lendas Itaaliasse. See riik ei luba välja anda kedagi, keda ähvardab surmanuhtlus. Me ei tea, kas just see oli põhjus, miks Lee Gilli Itaaliasse lendas. Ja kuigi talle on esitatud süüdistus surmanuhtlusega karistatavas mõrvas, pole prokurörid öelnud, kas nad taotlevad selles asjas surmanuhtlust. Võite nüüd mõelda, kuidas on võimalik, et keegi, keda süüdistatakse oma naise ja sündimata lapse tapmises, kusjuures kodus olid ka tema 12 last, lubatakse enne kapitaalmõrva kohtuprotsessi kautsjoni vastu vabaks. See on video sellest, kuidas Lee ilmub pärast oma arreteerimist 2024 aastal KHOU telekanali andmetel esimest korda kohtu ette. Kohtuniik määras Lee'le kautsjoniks $1 miljon. See on enamiku inimeste jaoks suur summa, kuid Lee Gilli jaoks suutis ta selle käendaja abil vormistada. Enne kui ma räägin teile, kuidas Lee advokaat reageerib oma kliendi väidetavale põgenemisele Euroopasse enne kohtuprotsessi, tahan ma teile tutvustada, kes tema advokaat on. Tema nimi on Dick DeGuerin. Mul on hea meel, et sul on mask ees. Olgu, me mõlemad oleme põrandal. Minu vasak küünarnukk on põrandal. Minu parem käsi on relval. Nüüd, see on DeGuerin, kui ta kaitses meest nimega Robert Durst, keda te võite mäletada HBO tõsielu dokumentaalist nimega The Jinx. Nüüd selles stseenis mängis DeGuerin läbi selle, mida tema klient väitis juhtunud olevat.
kui tema klient väidetavalt rebis relva oma naabrilt, Morris Blackilt. Durst tunnistas end süüdi Blacki tükeldamises, kuid mõrvast mõisteti ta õigeks kohtumeditsiiniliste tõendite puudumise tõttu. Nüüd, ööl mil Krista suri, väidavad prokurörid, et Lee tunnistas, et nad vaidlesid omavahel. Dokumendid näitavad ka, et Lee ütles, et tema naisel polnud varasemat uimasti tarvitamise ega enesetapu mõtete ajalugu. KPRC sõnul kavatseb Lee advokaat väita, et Krista suri eelneva terviseseisundi tõttu. Nüüd esitas DeGuerin eelmisel kuul taotluse, milles palus, et väidetavad ütlused, mida Lee Krista surmaööl ütles, jäetakse arvestamata. DeGuerin väidab, et tema klient oli käeraudades ja teda küsitleti, kui talle ei loetud kunagi Miranda õigusi ette. Pärast Lee põgenemist Itaaliasse ütles DeGuerin meile, et ta pole veel oma kliendiga välismaal rääkinud, kui ta üritab temaga ühendust saada. Ja ta ütles KPRC televisioonile, et tema jaoks pole üllatav, et Lee seisab silmitsi selle uue föderaalse süüdistusega. Ja ta ütles ka, et kuna Gillit ei lubatud tehniliselt Itaaliasse, peeti ta kinni lennujaama tollipunktis. Ta usub, et väljaandmisprotsess võib tegelikult kiiresti kulgeda ja ta võib potentsiaalselt naasta Ameerika Ühendriikidesse, et kohtu ette astuda, mis on kohtudokumentide kohaselt kavandatud 29. maiks. DeGuerin ütles ka, et ta ei usu, et tema kliendi põgenemine Euroopasse näitab mingit süüteadvust. Ta ütles, et usub, et tema klient oli hirmul. Nüüd on Krista perekond ja sõbrad kogunud talle sotsiaalmeedias toetust, kuna see lugu on saanud üleriigilist tähelepanu, ulatudes tagasi sellesse kohutavasse öösse 2024 aastal, mil Krista ja tema sündimata laps kaotasid oma elu. Krista oli Clemsoni ülikooli uhke vilistlane. Teda armastasid paljud ning Krista jaoks õiglust nõudev sotsiaalmeedia on aktiivne. Lehtedel tehti postitus, kus öeldi tsitaat: "Jälgime täna kriminaalkohtust tulevaid värskeid uudiseid. Oleme murtud, oleme hirmul, püüame toimuvat mõista. Palun olge meiega kannatlikud, kui me jätkame selle lõputu õudusunenäo läbimist." Liitub meiega ja räägib sellest juhtumist lähemalt Jack Rice, kriminaalkaitsja, endine prokurör ja endine CIA ohvitser. Väga hea inimene, kellega sellest rääkida. Mis sulle silma jääb selle juures, kuidas Lee Gillil õnnestus mitte ainult Itaaliasse jõuda, vaid ta pidi sinna jõudmiseks läbima ka Kanada? Lihtsalt uskumatu. Jah, siin on nii palju osi, Chris, sest kui me mõtleme selle peale, siis see pole ainult see, et ta eemaldas oma jalavõru. See on üks osa. Kuidas ta seda tegi? Kui kaua võttis Texase võimudel aega, et seda märgata? See on üks küsimus. Järgmine küsimus on, kuidas sa saad Texasest Kanadasse? Ja sa liigud tegelikult Torontost Montreali. Kuidas sa seda teed? Ja isegi enne, kui me sinna jõuame, kuidas ta saab võltsitud Belgia passi ja üritab siis Milanosse jõuda, me teame, et sellega ei ole seotud ainult Texase võimud. Me teame, et sellega on seotud Kanada kuninglik ratsapolitsei. Me teeme, et sellega on seotud Milano ja Itaalia võimud, aga samuti Interpol. Interpol Roomas, Interpol Washingtonis, nii et see on mitmetahuline. Noh, ja asi on ka selles, et kui ma mõtlen rahvusvahelisele lendamisele, siis mulle tundub, et nad kontrollivad su passi mitu korda, isegi enne lennukile minekut. Ja nüüd on see paljudel juhtudel hoopis skaneerimine. See ei ole enam nii, et nad lihtsalt vaatavad su passi, löövad templi ja liiguvad edasi. Nüüd on seal skaneerimisprotsess. Võib-olla oleks pardale mineku töötaja ülesanne ja kuidagi suutis ta sellele lennule pääseda. Teine asi, mis mulle silma jäi, olid kuupäevad. Nii et 1. mail on jalavõruga midagi valesti. 3. mail maandub ta Itaalias. Ja siis 4. mail käivitatakse töörühm, kuhu kuuluvad ka USA föderaalmarsalid, et teda leida. Kuidas see võimalik on? Sa eeldaksid, et arvestades, millest teda süüdistatakse, oleksid nad kohe tegutsemas, kui jalavõru signaal kaob ja püüaksid välja selgitada, kus ta on. Jah, selles pole kahtlustki. Mul on oma karjääri jooksul olnud juhtumeid, kus jalavõrud on üles öelnud. Ja vahel juhtubki nii, et ühendus minu kliendi asukoha ja võimude vahel katkeb. Aga mida see siis tähendab? Mis oleks mõistlik reaktsioon? Kui varem on olnud probleeme, siis vahel helistatakse ja oodatakse. Aga kui see juhtub reedel, kes siis nädalavahetusel järelevalvet teeb? See võib tunduda iseenesest mõistetav, aga alati see nii ei ole. Mõnikord näed inimlikku eksimust ja seda võimalust, kus keegi saab süsteemi ära kasutada. Ja just seda ta otsustaski sellises olukorras teha. Tõsiasi, et see võttis 4 päeva, on väga pikk aeg ja see ei ole mõistlik. Keegi oleks pidanud sellel silma peal hoidma. Kui asi läheb halvasti, siis vastus on, sa pead minuti jooksul olema telefoni teel kättesaadav. Sa pead 10 minuti jooksul olema telefoni teel kättesaadav. Sa pead tunni jooksul olema telefoni teel kättesaadav.
aga kui see aeg ületab selle numbri, saadame marssalid sulle järele. Ja seega see, et nad seda ei teinud, toob minu arvates tõesti esile Texase võimude vea. Üks selle juhtumi huvitavaid aspekte minu jaoks on see, et algselt määrati kautsjoniks $1 miljon. Ja see oligi sellise juhtumi puhul kavatsus. On olemas mõned jurisdiktsioonid, kus inimesi tegelikult ei vabastata ega pea vabastama kautsjoni või tingimustega. Nad tegelikult ei tee seda. Seal, kus mina olen, on see kohustuslik. Tegemist on tegelikult põhiseadusliku nõudega, et nad peavad määrama kautsjoni summa. Ja samal ajal on võimudel kindlasti kohustused, kui nad kavatsevad kedagi tingimuslikult vabastada. Sest pea meeles, see ei seisne ainult selles, et nad peavad kohtu ette astuma ja süüdistusega kaasnevate võimalike tagajärgedega silmitsi seisma. Samuti on mure selle inimese pärast ja oht, mida ta võib kujutada kodanikele Texases, ausalt öeldes ka Kanadas või Milanos. See ongi see suurem küsimus, mida inimesed peavad meeles pidama. Ja tema kautsjon on nüüd kindlasti tühistatud selleks ajaks, kui ta Ameerika Ühendriikidesse tagasi jõuab. Interpol oli selles osaline ja lõpuks 3. päeval märkavad Itaalia võimud Milano lennujaamas, et selle passiga on midagi valesti. Ja siis tunnistab ta kõik üles. Ta taotleb varjupaika. Ja siis võtab Interpol ühendust Interpoliga Washingtonis. Ja nii see lugu areneski. Kuidas see toimib? Kuidas see protsess käib? See inimene, kes väidetavalt tunnistas, et ta on mõrvas süüdistatavana kohtu all või ootab kohtuprotsessi, kuid taotleb varjupaika. Kuidas see toimib? Kuidas lõpuks info tagasi jõuab? Ja milline kõne see pidi olema Harris County prokuröridele? Saad kõne ja öeldakse, hei, meil on ta Milanos. Kuidas see olukord laheneb? Ja esimene asi, kui Texases kõnesid saad, on vastus, issand, kas me panime puusse. Ja nii oligi. Räägime nüüd üldiselt Interpolist, võime rääkida ka passidest. Ja sa viitasid sellele varem meie vestluses, sellele mõttele, kui keerukad passid tegelikult on. Sellele ideele, et on võimalik pass saada. Selles konkreetses juhtumis pidi ta tegelikult oma Ameerika passi võimudele andma, et vabaks saada. See ei olnud Ameerika pass. Tal õnnestus tegelikult saada võltsitud Belgia pass. Ja ma lähen siin natuke sügavamale, tuginedes oma luure taustale. Kui sa märkasid, siis tal olid ka teised dokumendid. Mõnikord nimetasime seda varem kattematerjaliks. Ja me nimetasime seda kattematerjaliks, sest see tähendas, et sa ütled, mul on see ja mul on see ja mul on see. See võib olla juhiluba, see võib olla minu AAA liitmekaart. See võib olla kviitum kohalikust söögikohast. Võib-olla on seal midagi muud, mis tegelikult on minu rahakotis, et öelda, see on tõesti kummaline, mul on olnud mõningaid probleeme oma passiga. Ja sa pead meeles pidama, et passid on keerulised, mitte ainult Ameerika passid. Tegelikult on iga pass, eriti eurooplaste omad, väga keerulised. Asi ei ole ainult erinevate valgusallikate kasutamises. Nad otsivad teatud turvaelemente, mis on neisse passidesse sisse ehitatud. Ma võin teile öelda, et olin viimastel nädalatel Itaalias. Ja mis minuga varem juhtunud on see, et mind on kõrvale tõmmatud. Vaatame Hollandis, Stockholmis, Pariisis, Prahas viimastel aastatel, sest nad ütlevad, et su nägu on liiga paks. No see oli COVID ja ma arvasin, et see polnud neist eriti kena. Me kõik oleme seda kogenud, jah. Jah, aga see oli tegelikult tõsi. Ja asi ongi selles, et need pole ainult lõksud, mis on nendesse passidesse pandud. Nad vaatavad, kas kõik dokumendid on omavahel kooskõlas, aga nad jälgivad ka konkreetset inimest ja tema käitumist. Ja üks asi, mille jaoks sa saad koolitus, kui sa tegeled siin THS-i ehk Sisejulgeolekuministeeriumiga, aga tegeled sellega rahvusvahelisel tasandil, on see, et nad otsivad käitumist, mis on ebajärjekindel. Ja see on üks asi, millega ta selgelt tegeles, kui nad mainisid teisi dokumente. Ta veenis kedagi Torontos, ta veenis kedagi Montrealis, et ta oli piisavalt lähedal ja ilmselt oli mingi probleem. Aga see tõi ka aluse, kas sellest peaks piisama? Ei, aga ometi see toimib. Aga tulles tagasi sinu algse küsimuse juurde Interpoli teema. Interpol on huvitav organisatsioon, sest selle peakorteri asu siin. See on rahvusvaheline organisatsioon. See loodi umbes 110 aastat tagasi. Ja mis juhtus on see, et see asub tegelikult Lyonis.
aga mida nad on teinud, on see, et nad on loonud need ühendused tõesti iga riigi vahel. Ja see tõstab tõesti esile fakti, et selliste probleemide lahendamiseks on olemas asutuste vaheline ja rahvusvaheliste organisatsioonide lähenemine. Jah, see toob tõesti esile, kui oluline see on. Ma mõtlen, ma võin tuua sulle lihtsa näite nagu Ted Bundy, eks. Mäletad seda sarimõrvarit? Ted Bundy juhtumi probleem Ameerika Ühendriikides oli see, et isegi siis ei olnud meil koostööd ega suhtlust erinevate jurisdiktsioonide vahel. Nii et Washingtoni osariigis, Wyomingis, Idahos, Floridas juhtusid asjad ja keegi ei saanud teistega ühendust. Ja keegi ei teadnud, mis toimub. Nad said aru, et see oli probleem, täpselt nagu ma olen näinud Interpoli puhul. Ja nii kui Kanadas midagi juhtus, läks info Interpolile. Ja siis läks see Rooma, sest nad teadsid, et ta lendab Milanosse. Ja nii oli meil see omavaheline ühendus, mis tagas, et kui midagi läheb viltu, kui midagi ei toimi, saadakse ühendus. Seetõttu võttis Interpoli Rooma osakond ühendust Interpoli Washingtoni osakonnaga, otsides Ameerika kodanikku, sest nad arvasid, et tegu oligi sellega, mida nad kahtlustasid. See oligi see ühendus, see rahvusvaheline koostöö, mis minu arvates on ülioluline ja tõeliselt hämmastav, kui räägitakse rahvusvahelise kuritegevusega tegelemisest. Või tegelemine nendega, kes võivad olla süüdistuste eest põgenemas. Olgugi nad pärit Texas osariigist või New Yorgist või siis Pariisist või Kopenhaagenist. No, ja kui rääkida ka sellest, siis olid mõned dokumendid ja see oli enne, kui ta väidetavalt põgenes, kus võimud või prokurörid esitasid dokumendi, milles oli mõned seigad, mida nad kavatsesid kohtuprotsessil kasutada, mis pidi algama 29. mail. Näis, kas see tegelikult ka juhtub. Ja päev pärast tema naise surma väidetavalt rääkis ta riigist lahkumisest. Teda süüdistatakse selles, et tal oli 2023 aastal armusuhe. Ja rääkides selle naisega, väidetakse, et ta rääkis temaga 2025 aastal võimalusest otsida Mehhikos isikut tõendavat dokumenti. See on inimene, kes oli juba kautsjoni vastu vabaduses, mida tavaliselt surmanuhtlusega karistatavate juhtumite puhul ei näe, sai öösel oma voodis magada, isegi GPS-seadmega, ja siis ta peab neid vestlusi. Kas on midagi sellist, kas sul on lubatud neid vestlusi pidada? Ma mõtlen, kui sa oled võimu esindaja ja näed, et see mees räägib riigist lahkumisest, aga pole seda veel teinud. See teeb asja veelgi absurdsemaks, et ta suutis riigist lahkuda, sest see ei peaks nii olema. Ma saan aru, et me vaatame seda tagantjärele ja loeme dokumenti, aga tundub, et see mees mõtles sellele juba pikemat aega. Jah, see muudab olukorra veelgi ohtlikumaks, kas pole. Ja tegelik probleem, mis sellega kaasneb, on see, et kui me mõtleme tema vabastamistingimustele, siis mida ta pidi tegema? Ta pidi olema ühenduses, ta pidi jääma seaduskuulekaks ja ta pidi tegema veel teatud asju. Noh, probleem, mis mõnikord tekib, kui keegi vabastatakse, on muidugi see, et kui sa teed midagi, mis ei ole kuritegu. Aga see toob selle probleemi kindlasti esile, see võib olla vastuvõetav, kui asi puudutab algset süüdistust, kuid see ei pruugi tingimata tõusta sellele tasemele, kus sa ütled, et oled oma vabastamistingimusi rikkunud. Tegelik probleem on muidugi see, et tema käitumine toob väga selgelt esile võimaliku põgenemisohtu suurenemise. Nüüd, tegelikult, kui ma sellele küsimusele mõtlen, siis üks asi, mis võib juhtuda, on see, et kohtunik saab asjas kautsjoni määrata. Aga kui tingimused muutuvad, siis on sul võimalus minna kohtuliku juurde tagasi ja paluda kohtulikul kas vähendada või suurendada kautsjoni, sõltuvad sellest, kummal poolel sa oled ning öelda, et tingimused on muutunud võrreldes ajaga, mil me algselt kautsjoni määrasime. Nii, et näiteks kui sa saad 2025 aastal teada, et ta üritab Mehhikos võltsitud passi hankida või plaanib Mehhikosse lahkuda, siis ausalt öeldes oleksid Texase prokurörid võinud selle kohtusse tagasi viia ja öelda, tead mis, me palume suuremat kautsjoni või palume, et te hoiaksite teda vahi all, sest ta on veelgi suurem põgenemisoht, kui me arvasime. Ja see on surmanuhtluse juhtum. Dick DeGuerin on tema advokaat, tuntud kaitsja. Paljud inimesed mäletavad teda Robert Dursti kohtuprotsessilt ja tal on veel palju teisi tuntud kliente.
kui ma olen olnud kohtueelses istungil ja me kõik oleme neid näinud, kindlasti, sa teed neid kogu aeg. Sa kuuled alati, kuidas kaitse püüab oma kliendile head kautsjoni saada, näiteks, et tal pole kriminaalkaristust, tal on sidemed kogukonnaga. Tead, selles olukorras suutis ta oma kliendile üsna hea olukorra välja kaubelda tundub. Nii et klient saab koju minna, kuid peab kandma GPS jälgimisseadet. Kui midagi sellist juhtub, kas kohus vaatab siis kaitse peale halva pilguga? Nagu kui tagasi minna sinu öeldu juurde, sa ütlesid, et ta tuleb kindlasti kohale. Ja selles olukorras on tegemist natuke dramaatilise juhtumiga, kus ta läheb Euroopasse. Kuidas kohus sellises olukorras kaitse peale vaatab? Ma tean, et kaitse teeb alati oma kliendi heaks parima, aga kuidas kohus sellises olukorras kaitse suhtes suhtub? See on tõesti hea küsimus, ma ei tea, kas keegi on mulle seda kunagi varem küsinud. Ma olen pidanud tuhandeid ja tuhandeid kautsjoni arutelusid. Ja üks asi, mida me peame alati järgima, on see, et me ei tohi kohtule valetada. Me ei tohi pettust toime panna ega midagi kohtult varjata. Näiteks, kui tal oleks olnud mingisugunegi teadmine selle kohta, et tema klient plaanib teha X, Y või Z, siis sellel hetkel, kui ta oma argumenti esitab, oleks ta pidanud oma argumentatsiooni kohe alguses muutma. Kas see jätab kaitseadvokaadist halva mulje? Ma olen korduvalt kohtusaali astunud, kus inimesed vaatavad mind ja otsustavad minu kohta teatud asju lihtsalt selle põhjal, milliseid kliente ma esindan. Mul on praegu palju kliente, kellel on käsil mõrvajuhtumid, mitmed mõrvajuhtumid. Ja mõnikord astuma kohtusaali ning tegelen prokuröride ja kohtunikega, kes mind vaatavad. Põhimõtteliselt eeldavad nad, et kuna nad peavad mu kliente teatud sorti inimesteks, olen mina kuidagi nende silmis samasugune inimene lihtsalt seetõttu, et olen nendega seotud. Ja regulaarselt jään ma veenduma, et kõik ruumis mõistavad minu rolli. Ja mõnikord olen ma seda teinud öeldes. Teie aukohus, olge minu positsiooni osas siin selged. Ja ma olen pidanud seda tegema kohtunikega ja ma arvan, et saan sellest nüüd aru, Chris, sest ma olen seda nii kaua teinud, et ma olen regulaarselt kohtunike ees, kellele ma õpetasin advokaadiks olemist, kui nad olid veel kohtujuristid. Kui nad olid veel õigusteaduskonnas, siis ma tegelikult õpetasin neile, kuidas seda teha, mida nad praegu teevad. Ja nüüd olen ma terve hulga kohtunike ees, keda ma mäletan veel siis, kui nad olid 23-aastased. Ja tead, kui me räägime tema advokaadist, Tikist või paljudest teistest suurepärastest juristidest linnas ja üle kogu riigi, siis usu mind, meil on päris paks nahk. Me suudame seda päev läbi taluda, sest see ongi meie töö. Ja Datal on Dick Degerin, tema kaitsja, tead, üks kommentaaridest, mille ta tegi, oli see, et ta on mures, et kuna see juhtus ootamatult, siis kui seda kohtus esitletakse, võib see jätta mulje, et ta oli oma süüst teadlik. Et ta jooksis, sest ta tegi seda ja üritab tegelikkuse eest põgeneda. Ta väidab, et tema klient on lihtsalt hirmul. Kuidas see argument võib potentsiaalsel žüriile mõjuda? Kuidas võiks žürii seda olukorda näha, kui kohtus tõesti esitatakse, et ta põgenes Milanosse, Itaaliasse? See jätab halva mulje. Ma mõtlen, me proovime seda paremaks teha. Tead, seda jama ei saa paremaks teha. Ei saa. Tegelikult on nii, et vandekohus vaatab seda ja neile hakkab see mees veelgi vähem meeldima. Selles juhtumis on palju aspekte ja süüdistusi. Sealhulgas see, et tema naine Krista oli tegelikult tol ajal rase. See iseenesest šokeerib vandekohut selle juhtumi puhul ja see on reaalsus, millega tema ja tema advokaat Dick peavad silmitsi seisma. Aga alati, kui on ka põgenemise aspekt, lisab see olukorrale veelgi. Ja prokuratuur valmistub kindlasti neid halbu tegusid ära kasutama. Kui sa saad selle sisse tuua, siis võib kasutada varasemaid halbu tegusid, asju, mis on juhtunud. Tegelikult on selles asjas mõned dokumendid, mida olen ka ise saanud vaadata, kus nad üritavad sisse tuua, et tal võis olla kõrvalsuhe ja mõned teised väited, mida ta tegi. Nad üritavad need kohtuprotsessil esitada. Samal ajal hilisemaid halbu tegusid, mis toimusid pärast süüdistuste esitamist, võib ka neid proovida kohtusse tuua, sest need peegeldavad tõesti süüd. Need peegeldavad põgenemist, sest kas süütu inimene põgeneks, see on argument, mida prokuratuur kindlasti kasutab. Ja ausalt öeldes on Dickil juba käed tööd täis kaebava tunnistajaga, sest me pole veel sinnani jõudnud, see on surnud naine, kes oli rase. See annab talle juba niigi palju tegemist, nii et see lisab sellele lihtsalt veel juurde.
ja lõpuks, kui vaadata seda, mida me selle juhtumi tõendite kohta teame, siis kohtuarst ütleb, et Lee Gilly kägistas oma naise surnuks. Ma olen lugenud, et KPRC TV andmetel võib Dick Degarini ja kaitse peamine argument olla eelnev tervislik seisund. Ja argument, mille ta esitab, kui see asi kohtusse jõuab, on see, et naine suri eelneva tervisliku seisundi tõttu. Kaitseadvokaadina, endise prokurörina, kuidas sellist kägistamisjuhtumit käsitleda? Millised on mõned väljakutsed, millega nad peavad silmitsi seisma, kui see asi kohtusse jõuab? Mõtleme kõigepealt süüdistuse olemusele ja sellele väidetavale eelnevale tervislikule seisundile. Üks raskusi, millega mõlemad pooled silmitsi seisavad, on selle kindlaks tegemine, kas eelnev tervislik seisund oli olemas. ja mis veelgi olulisem, meil on tegelikult päris palju teavet. Ja kohtuarst ei ole ainus, kes tuleb ja ütleb, mis oli surma põhjus või millises seisundis oli keha sel hetkel. Näiteks räägime me kägistamisjuhtumitest. Üks esimesi asju, mida ma alati otsin, on midagi, mida nimetatakse bilateraalseks võrkkesta verejooksuks. See tähendab punaseid silmi, kus tekib midagi, mis põhjustab tegelikult trauma, mis liigub üles pea suunas. Keilas on tegelikult luid, mis võivad murduda ja sa otsidki neid ja kui need on olemas, siis need kõik kuuluvad selle juurde. Kas tema selja ümbruses on veel mingid traumad? See oli osa sellest, millest prokuratuur rääkis, aga samuti ka kägistamise osa. Nii et küsimus on, millises seisundis oli keha. Seejärel toob prokuratuur välja teise eksperdi, kes räägib eelnevast terviseseisundist. Selgitab, mis see on, mida see kehaga teeb ja mida see teeb kehale, mida on seejärel rünnatud. Nii et teil on mõlema poole seisukohad olemas, samal ajal saab kaitse seda juhtumit vaadata ja poostada nimekirja. Ja kägistamisjuhtumi puhul võib olla umbes 18-19 erinevat asja, mida võid näha. Ja sageli ei näe sa neist paljusid. Ja sa ei pea neist paljusid nägema, aga sul võib olla 17, 18 või 19 neist. Ja kui 14 neist puuduvad, siis ma kulutan palju aega selle tõestamisele, et see ei olnud kägistamine. Sest ma ei näinud seda verejooksu, kuigi sa ei pea seda tingimata nägema, aga ma võin seda kasutada. Ja nüüd saan ma siis tagasi tulla, lähtudes sellest, mida prokuratuur teeb. Ja ma saan kasutada omaenda eksperti. Osa sellest on ekspertide vaheline küsimus. Ja kui ruumis ei olnud kedagi teist, siis on meil ainult kohtuekspertiis. Meil on ainult surnukeha. Ja see ei ole alati nii lihtne, kui sa arvad. Ja me näeme, mis saab. Sellel kohtuprotsessil on palju silmapaare peal, kui see algab, enne kui Lee Gilly Euroopasse läheb. Ja nüüd jälgivad paljud inimesed, millal ta tagasi tuleb ja kuidas asi edasi läheb. Jack Rice, alati on hea sind Law & Crime'is näha. Väga hea vestlus. Aitäh, et siin olid. Tõeline rõõm, aitäh. Sellega on kõik saatega On The Case, mida esitleb Law & Crime. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Meid saab vaadata ka Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.